Pärast pikka vaikust ja pingeid leidis Agne end taas Hannoga jalutamas. Algul vaikne sammudekaja pargis kandis endast pinget, kuid Agne otsustas, et enam ta ei varja. Ta rääkis Hannole õhtust, mil Alex purjus peaga tema ukse taha ilmus ja kaklus puhkes. Ta tunnistas, et reageeris toona üle, aga see oli talle liig. Hanno kuulas ja nõustus, kätega ei lahendata asju. Seejärel üllatas ta Agnet jutuga. Pärast seda õhtut olid nad Alexiga hoopis koos baari läinud, joonud ja rääkinud. Algne tüli lahenes seal ja Hanno tunnistas, et hakkas isegi Alexi mõistma. Agne jäi hetkeks vaikseks. Talle tundus kummaline, et need kaks meest olid leidnud kokkupuutepunkti, mis talle endale oli tundunud võimatu. Samas oli tal kergem. Hanno siirus tõi südamesse rahu. Hiljem, kohvikus väikese laua taga tundis ta end jälle vabamalt. Nii nagu vana rahutunne hajus, jäi siiski hinges kriipima Elena. Kui ta poest läbi põikas, märkas ta Elena ja Maris Solli omavahelist teravat vestlust. See ei tundunud olevat ametlik jutt. Agne tahtis ligi minna, kuid siis saabus Säsili sõnum. Ta on teel linna ja tuleb Agne juurde. Agne otsustas ostud kiiresti lõpetada ja koju minna. Kodus aga ootas teda uus üllatus. Alexi majja oli ilmunud uus rentnik, habeajamata mees nimega Riho, õllepudel käes. Juba esimesed laused olid labased ja seksistlikud. Agne tõmbus tagasi, kuid tundis kohe. See mees toob probleeme. Ja tal oligi õigus. Kui Säsil saabus, püüdis Riho ka temaga samamoodi suhelda. Säsil ei jätnud vastust võlgu. Meil maal on pullid ka viisakamad kui siin mõni linnamees. Õhtul telekat vaadates nägid nad uudist tagaotsitavast mehest. Vägistamise eest varem karistatud Riho. Mõne minuti pärast oli politsei kohal ja viis mehe minema, ent Agne süda peksles veel kaua. Säsil jäi ööseks tema juurde ja kinnitas, et ei jäta teda hätta. Järgmisel päeval läks Agne haiglasse tööle. Maris Soll kiitis teda kui kohusetundlikku ja patsientide lemmikut. Agne punastas, kuid tundis südames uhkust. Samal ajal kohanes Säsil maal Oskari majas. Käsi oli alles kipsis olnud ja Oskar ei lubanud tal farmitöödega tegelda. Ta proovis koduse perenaise rolli, kuid see ei kulgenud veatult. Ühel päeval unustas ta kanaahju ja köök täitus kärsahaisuga. Kui Oskar töölt tuli ja mustaks tõmbunud kana nägi, puhkes ta hoopis muigama. No jaa, juhtub ikka, aga ma päris makaronitoitlaseks ei tahaks ka hakata. Ta meenutas enda noorpõlve köögikatastroofi, kui munad olid pliidil plahvatanud mööda lage. See pani ka Säsili naerma ja nende vahele tekkis õrnus, mis kattis väikese koduse äparduse. Haiglas märkas Agne Marist rääkimas naisega, kes ei näinud sugugi välja nagu patsiendi sugulane. Naine oli Marisega hämmastavalt sarnane. Kui Agne mõni aeg hiljem üksinda koridoris tagasi kõndis, jooksis seesama naine talle otsa. Agne ehmus. Marika, olete see tõesti teie? Selgus, et ta oli oma kunagise hoidjatädi leidnud. Elena ema. Lühike pealiskaudne jutuajamine jättis Agne südamesse sügava rahutuse. Nüüd oli kõik selge. Maris ja Marika on õed ja Maris ongi Elena tädi. Agne jäi mõttesse. See oli märk. Ta ei tohi enam edasi lükata. Elena ise otsis vastuseid metsas jalutades. Juhuslik kohtumine vana Mathildaga tõi talle rahu. Mõnikord tuleb sirge seljaga vastu minna ka neile asjadele, mis haiget teevad, ütles vana naine. Elena mõistis, et tal tuleb Agnega rääkida. Teel koju kohtas ta suuskadel Säsilit, kes kohe ka lumehange kukkus. Naerusaatel läksid nad lõpuks Elena juurde teed jooma. Seal tunnistas Elena, et just Säsili tugi oli aidanud tal jalule tõusta ja otsustas, aeg on kõik Agnele ära rääkida. Mõni päev hiljem seisis Agne oma maja ees ja valmistus autosse istuma. Hanno tuli ja Agne ütles otse, ma ei saa enam oodata, ma pean Elena juurde minema. Hanno vaid noogutas, see on hea mõte. Nii sõitis Agne mööda lumist maanteed, keeras tuttavale metsateele ja peatus Elena maja ees. Süda peksles, kodune, aga ometi võõraks jäänud koht. Ta koputas. Uks avanes. Elena vaatas ehmunult, siis leebus ja ütles vaikselt, tule sisse. Nii algas kauaoodatud kohtumine, hetk, mis pidi tooma tõe pinnale ja otsustama nende tulevikku. Agne tundis, et tema elu oli jõudmas pöördepunkti, kus tagasi vaadata ei olnud enam mõtet. Ees ootas vaid vestlus, mis võis muuta kõik. Jätkub.